No selleks, et kindel olla, et me suvel saaksime oma aiast loppida just enda kasvatatud tomateid, tuleks kindlasti märtsikuus varuda aega, et alustada nende seemnest ettekasvatust. Ja miks just märtsikuus? No ikka selleks, et tomatid tavaliselt vajavadki ettekasvatuseks kuskil umbes täpselt 60 päeva. Ja sellepärast ongi märtsikuu jooksul seda hea teha, sellepärast et see kasvukohale istutamise aeg, no see jõuabki meie tingimustes umbes seal, no mõnikord mai alguses, aga tegelikult pigem alles mai keskel. Ja seda just sel juhul, kui sul on kütteta kasvuhoone nagu minulgi. Ei tasu ka tegelikult väga vara seda ettekasvatust alustada ja see ongi tegelikult kõige sagedasem viga, kui nii öelda võib, just koduaiapidajatel. Et muidugi ma saan aru ka, et kui see kevade tunne tuleb, siis juba tahaks midagi kasvama panna, aga tasuks ennast natukene tagasi hoida. Sellepärast, et välja veninud ja liiga suureks kasvanud taimed tavaliselt ümberistutusel kogevad natukene sellist ümberistutamise šokki ja võivad natukene põdema jääda, et juba sellepärast tegelikult võiks seda külvi õigeaegselt teha. Aga kui sul on küttega kasvuhoone, siis loomulikult sa võid varem juba alustada ja kõik sujub ka väga hästi. Aga kasvukohale istutamisest me tegime varem ka ühe pikema video, et sealt saad täpsemalt vaadata. Ja täna ka ma olen endale ühe sellise töölaua jällegi üles seadnud ja siia varunud kõik asjad, mida mul vaja on. No ennekõike oli mul muidugi vaja varuda seemneid ja Hordicumi e-poes ja ka edasimüüjate juures on väga suur valik erinevaid tomatisorte. Aga me proovisime teha sellise väikse eelvaliku just selliste sortide osas, mis on meie arust huvitavad ja mida ma ise ka näen, mida siis erinevad kodus kasvatajad välja toovad, et neil on olnud selliseid häid kogemusi, et need siis tõstame esile, et sul oleks seda valikut siis lihtsam teha. Ja siis mul on siin Vehvi külvialus. Tema mul varasemast juba kasutuses ja mis tahes ettekülvi sa teed, puhtus on ikkagi see, mida tuleb silmas pidada, et kõik ettekülvid peab olema väga puhtalt tehtud. Ja tema oli mul ka eelmine aasta kasutuses ja endiselt väga heas korras ja loomulikult on ta mul ilusti puhtaks pestud. Ja mulle väga meeldib see Vehvi alus, sellepärast, et ta on niimoodi sellise vanni sees, mis hoiab ilusti kastmisvett kinni ja siin sees on sellised 40 potid, mis on eriti sobilik just sel puhul, kui mul on plaanis teha tomatikülvi just mitmetele erinevatele sortidele, niimoodi ma võin kindel olla, et nad ei lähe mul segamini. Ja mulle meeldib see gaas ka, et tema peamine funktsioon on ikkagi tekitada selline väike kasvuhoone siia toa tingimustesse, mis hoiab siis seda natukene ka soojust, aga peamiselt seda niiskust siin kinni, et need seemned saaksid hästi mõnusalt idaneda ja sellise hea stardi. Ja eks ta natukene hoiab tagasi ka minu lemmiklooma uudishimu. Ja siin all on mul ka veel omakorda üks Vehvi külvialus, sellepärast, et kui ma siin toas toimetan, siis mul on lihtsalt seda puhtust ja korda siin natukene lihtsam hoida. Ja siis muidugi on mul siin varutud üks kott Hordicumi külvimulda. Ja mis tahes külve sa teed ja sa lähed endale mulda ostma, siis ole tähelepanelik, et sa võtaksid just külvimulla. Külvimuld on oma omaduste poolest kõige rohkem erinev nendest teistest muldadest, mida sa poes näed. Teised mullad on sageli mõeldud taimedele, mille juurekava on juba välja arenenud ja nemad vajavad suurema tükilist mulda ja teistsuguste väetistega. Aga selles külvimullas, et tema on selline hästi peene teraline ja tänu sellele saabki see seeme hästi hea kontakti selle mullaga ja saab sellise hea alguse idanevuseks. Ja teine asi, mis on külvimulla puhul erilisem, on see, et temal on hästi madala väetuse foon. Et siia on küll heaks stardiks natukene hästi lahustuvat väetist sisse pandud, aga mitte kunagi nii palju, et see väetis võiks hoopiski seemne idanevust pärssida. Et kui sa külvimulda valid, siis kindlasti pea seda silmas. Ja loomulikult on mul siis siin Elho spreipudel ja ka vegan. Ja minu enda mugavuseks ka töökindlad. Aga vaatame siis veel neid sorte korra, mille eelvaliku me tegime. Ja kõigepealt on mul siin sort Vilma ja tema on potitomat, nagu teda hellitavalt võib kutsuda ja ka tegelikult oma olemuselt on ta kääbustomat. Et tema on ka selline, kes vajab tegelikult kõige vähem hoolt ja ta jääb selliseks väikseks tomatiks. Aga see üldsegi ei tähenda seda, et ta vähe kannaks, et tegelikult tuleb väga-väga palju vilju talle külge. Ja miks ma olen teda ka natukene varem juba kasvama pannud, ongi sellepärast, et kui ma hiljem tahan saada põhisaaki nendelt põõsastomatitelt
ja kõrgekasvulistelt tomatitelt, siis ma alati panen natukene varem mõned vilmad juba kasvama, sest neilt ma saan selle esimese tomati ja ikkagi selleks, et ikkagi seda oma perel ka seda edukogemust nagu üleval hoida, sest et kui me ikkagi seda ettekasvatust teeme ja muidugi näeme ka ju natukene vaeva, siis tahaks ka ju kohe nagu seda preemiat kätte saada. Nii et ma alati olen pannud mõned vilmad ja ma panen neid nii pottidesse kui ka avamaale ja ka mõned ka kasvuhoonesse, et eks siis on näha, millistelt taimedelt ma esimese saagi saan. Aga ta on ka selles mõttes tore, et ta vajab väga vähe hoolt hiljem, võrreldes siis teiste kasvutüüpidega. Kui sulle meeldivad lihatomatid, siis siin on meil välja valitud ka 3 hübriidset sorti ja hübriidsed sordid on sageli kiirema kasvuga ja saagikamad ja mõnikord ka haiguste suhtes kindlamad. Et näiteks eelmisel aastal meil olid päris keerulised tingimused, oli väga palju niiskust ja siis tuli see erinevus ka väga hästi välja. Mul isegi natukene meeldib öelda, et hübriidsed sordid mõnes mõttes annavad sellise saagigarantii. Aga ma tõstaksin esile tomatisordi Malle. Tema on selline kõrgekasvuline sort ja kui sa oled alles oma tomatikasvataja teekonna alguses, siis ma soovitaksin küll Mallest alustada. Et Malle kohta mulle meeldib öelda, et tema on selline kõige rohkem tomati moodi sort. Ja ka varasematel aastatel, kui on olnud väga keerulised tingimused ja ilm ei ole olnud päris selline tomati kasvatamise ilm, isegi kasvuhoones, siis need Eestis aretatud sordid, nagu ka Malle, on tegelikult oma headust tõestanud, et nad tõesti on haiguskindlamad kui teised sordid. Aga olen ka väga head kuulnud sellise nii-öelda rahvakeeli vaarika tomati kohta nagu Mamma Rosa. Et tema on samuti kõrgekasvuline ja tal tulevad sellised imehea maitsega vaarika tooniga viljad külge, et teda võiks ka kindlasti proovida. Ja kui sa soovid veel natukene midagi sellist värvilisemat, siis Kurmason on kindlasti ka väga tore valik, et tema kohta olen alati saanud lugeda häid sõnu just erinevates aiandusgruppides, et kui keegi küsib, et milline on kõige magusam lihatomat, siis tavaliselt see nimi on ikkagi sealt läbi käinud. Aga avatud tolmejatest lihatomatid kindlasti tasuks veel vaadata Matto poole. Matto ehk siis madaltomat, jällegi Eesti sort ja julgen küll kiita Eestis aretatud sorte, sellepärast nad tõesti teevad selle ära, mida need sordikirjeldused ütlevad ja just ka, kui on ikkagi need keerulised suved ja võib-olla sa ei ole ka veel nii-öelda kogenud kasvataja, siis Eesti sortidega sa saad ka selle saagi kätte. Nii et teda võiks kindlasti proovida ja tema samuti, kuna ta on madalam tomat, siis temal on ka neid hoolduse töid natukene vähem ja saad oma neile viljad saad sa kindlasti kätte. Üks lihatomat veel on Brandywine Yellow ja teda mina ise ka kasvatasin eelmine aasta. Et ma olin varem kasvatanud Brandywine'i, millel olid punased viljad, aga ka selles kollases variandis ma ei pidanud üldse pettuma, et sain samuti sellise väga hea kogemuse. Ja tema on ka ainuke kartulilehine tomat, mis meil täna siin valikus on. Et ka sellised asju on vahepeal huvitav vaadata, et ka sortidel on lehed erinevad. Ja liigume edasi siis kirstomatite poole. Et siin on jällegi üks selline kirstomat, mis on kõrgekasvuline ja hübriidne sort. Et tema peaks jõudma neist kõigest kõige kiiremini selleni, et need viljad ka valmis saavad. Ja kui küsitakse jällegi, milline on see magus kirstomat, siis jällegi seda Tatolaimi nime ma olen näinud, et nad tõesti lähevad nii magusaks, et miks ja kuidas, mina ei tea, aga jällegi sordiaretajad on väga head tööd teinud. Ja siis mul on jäänud veel siia lauale mõned kirstomatid, mis on avatud tolmlejad. Et mulle meeldib alati koos näidata Black Cherry't ja Red Cherry't. Nemad on sellised vanad head klassikud, et Black Cherry on siin eestlaste seas küll väga armastatud ja väga laialt levinud. Red Cherry puhul on see, et temal tulevad väga ilusad läikivad viljad. Et natukene näeb välja nagu poetomat, aga maitse on ka väga hea ja väga mõnusad magusad ja ei kipu lõhenema ka. Red Cherry kõrvale mulle meeldib näidata ka Bokusat, et tema on jällegi veelgi saagikam, aga natukene hooldusega tuleb rohkem tööd teha nende kõrgekasvuliste sortidega. Siin peab siis ikkagi proovima võib-olla mõlemat, et siis sa saad valida, mis sinu maitsele sobivam on. Ja siis on veel üks huvitavam kollase viljaga, mille kuju on natukene selline pirnikujuline yellow pear shade, et tema on ka selline väga vahva. Ja kui sul ongi võib-olla igat taime, igat sorti 1-2 tükki,
siis tegelikult tulebki selline väga ilus värviline ja toitainetihe toidulaud sulle. Aga mina hakkan neid kõiki nüüd külvama, nii et hakkame pihta. Ja selleks, et külvama hakata, siis kõigepealt ma täidan need väiksed 40 potid mullaga. Ja kui sa ka külvama hakkad, siis sa võiksid selle külvimulla juba natukene varem tuppa tooja, et ta oleks juba ilusti üles soojenenud. Ma selle koti lahti teen, üks väike nipp ka sulle, et kui ma lõikan ta siit pealt niimoodi lahti, siis ma kohe näen ka tervet seda koti seisukorda, et kuidas see muld on. Et kui peaks juhtuma, et siit tuleb mingisugust lõhna, mingisugust kõdulõhna, siis ära seda mulda kasuta. Aga ortikumi muldadega pole mu kunagi seda probleemi olnud. Aga miks ma ta nii lõikasin, et väike nipp? Siis sa saad küll kõik muld ära ei kulu, sa saad kohe selle sama tükiga sellega kinni siduda. Ja kui sa külvimulda vaatad, siis korra ka vaata, mis on tema niiskusseis siin, et kuidas ta on, et kui ta on liiga kuiv, siis seda võiks natukene niisutada ja siis lasta teil jällegi seista. Aga miks ta varem tuppa tuua, ongi selleks, et ta üles soojeneks, et kui sa tomatit külvad, siis tema armastab soojust. Et oleks siis juba hea ka, et see muld oleks ka üles soojenenud kenasti. Ja kui sa käega katsud ka, et siis sa tunned kohe, et kas ta on veel nii nagu külm või ei ole. Et muidu kui seemned külma ei karda, tõesti ei karda, sa võid ka sügavkülma seemned panna ja neile isegi meeldib see, nad säilivad veelgi kauem. Aga see hetk, kui sa oled ta külvanud, enam talle külma anda ei tohi ja tuleks neid ikkagi soojas kohas hoida. Ja minul tundub see muld nagu päris hea, et ta ei ole märg, et kui sa pigistad, siis ta vett välja ei aja, aga samas jääb niimoodi natukene õrnalt nagu klumpi. Nii et nüüd ma täidangi need väiksed 40 potid selle külvimullaga. Ja teen praegu nii, et ma teen ühe rea korraga. Ja võtan siis esimese sordi, et ilmad ma olen juba külvanud ja need taimekesed lähevad hoopiski potistamisse juba. Ja võtan siis siit esimesena matto. Ja ikkagi, kui sa külve teed, siis usu mind, sa teed alati rohkem neid kui ühe, siis tasuks kindlasti ka panna juurde sildid. Et need on ka ortikumil väga hästi olemas ja ka neid silte saad sa mitu korda kasutada. Mõnikord on need seemned pakendatud topeltpakendisse. Kui ma täna siit avan, siis mul peaks siin veel olema üks pakend sees. See on ikkagi selleks, et seda seemne idanevust kaitsta. Minul on selline kavatsus, et ma külvan igat sorti 2-3 taime. Et siis ma saan kindel olla, et need mulle ka kasuhoonesse ilusti ära mahuvad. Ja sellepärast ma teen ka seda väikestesse 40 pottidesse. Et siin ma saan need seemned sättida selliselt natukene 11 kaugemale. Et kui nad ilusti tõusevad, siis ma ei pea kohe pikeerimisega kiirustama. Ja ma väikese pulgaga, sina võid teha ka näiteks pliiatsiga, teen endale pisikese augu sisse ja siis kukutan selle seemne siia augu põhja ja õrnalt katan mullaga, et ta võiks olla kaetud niimoodi 0,5 sentimeeter kuni sentimeeter. Et kindlasti ei tohiks seda seemet liiga sügavale panna, et siis ta ei arva, et ta on külvatud, ta hoopis arvab, et ta on maha maetud. Ja kui su käsi ei ole võib-olla veel päris kindel, siis sa võid kastekannu asemel kasutada seda veepritsi. Ja veepritsi isegi ma soovitan sellepärast, et tema see juga on palju pehmem. Et veekannuga, et kui liiga julgelt seda vetsi peale valada, siis ta võib selle seemne viia liiga sügavale. Ja siis võib nagu see idanevus olla ikkagi natukene raskendatud. Aga sellepärast on see Elho veeprits ka hea. Et siis ma saan sellise hästi pehme veejoaga seda mulda niisutada ja see jõuab ka ilusti seemneni. Ja paari päeva pärast juba ma kordan seda, et ma vaatan, et see muld mitte mingil juhul nüüd läbi ei kuivaks. Nii, ja nüüd võtan järgmise. Need ülejäänud seemned ma panen pakki tagasi enne, et nad segamini ei läheks. Kuigi siin väikse paki peal on ka ilusti uuesti kirjutatud, et mis sordiga tegu on. Nii, ja järgmiseks sordiks ma võtan ühe kirstomati, ta on red cherry. Ja kui sa neid külvad ka, siis sa tõenäoliselt märkad, et tomatiseemned on natukene erinevad. Et lihatomatiseemned on sellised natuke suuremad ja lapikud
ja kirstomaati seemned on vastupidiselt natuke sellised väiksemad. Et ka selliseid väikseid asju on tegelikult ju tore märgata ja see on palju suurem pakend, nii et siin on palju rohkem seemneid sees ja nemad on siin vabalt. Nii et ma üritan siit nüüd ka saada 3-4 seemet kätte. Nii, red cherry. Ja samamoodi, et kui ma olen selle 40 potti täitnud mullaga, siis ma hästi õnnalt siin pealt natuke sätin seda mulda. Teen oma väikse puupulkaga siia väiksed augud ette, kukutan seemned ükshaaval siia augu põhja ja katan õrnalt mullaga. Niimoodi, et ta saaks aru, et teda on nüüd külvatud, et ta võib idanema hakata. Ja kuskil nädala jooksul tegelikult ma peaksin idulehtesi nägema. Ja kui tekivad esimesed pärislehed, alles siis ma potistan nad suuremasse potti. Ja sama protseduuri ma kordan nende kõikide seemnetega. Nii. Ja sama protseduuri ma kordan nende kõikide sortidega ja siis ma panen peale selle katte siia, et hoiaks siis seda üldist niiskust, et kindlasti ei tohi see muld läbi kuivada ja käin ka siis ikkagi iga päev kontrollimas. Ja kui nad on ikkagi nüüd ilusti idanenud, siis kindlasti ma jälgin ka seda, et oleks mul hästi valges kohas, et eelistatavalt mõnel aknalaual. Valgust on neil kindlasti vaja ja praegu märtsikuus ju tegelikult on meil seda loomulikku valgust ka juba piisavalt, et need taimed saaksid ilusti areneda. Mina jään veel siia toimetama, et mul on siin laual veel päris palju seemneid, mida ma tahan veel külvata, aga sinule tahan mõelda seda, et kõik need tooted on saadaval nii Horticumi e-poes kui ka erinevate edasimüüjate juures. Ja kui sa oled hakanud ka meie videoid juba vaatama, siis ole hea, tea, et me ootame sind ka selle kanali tellijaks. Toredat aiapidamist!